Raul Libasson, mis täna Põlvas juhtus? Täna oli rongikäik, et tegime paraadi, et ei toimuks Põlvas ainult matuseüritus, et oleks ka midagi lõbusamat. Et siis San Bruno kolis omast vanast pesapaigast uude. Hülgasime pesa ja tegime uue. Et kolisime siis kogu seltskonnaga Võru 8-st läbi linna, et rahvas meid ka märkaks vahepeal. Et kolisime siis uude pesapaika, mis on Energia tänav 5 Põlvas. Paljud inimesed ei tea, et Põlvas on üldse selline tänav olemas nagu Energia tänav. Ega ma ka varem ei teadnud, et siin Energia tänav on. Aga nüüd oleme siin, siis meie pood on tänas päevast siin, et meil lihtsalt pole enam valikuid, peame olema siin, et oma kliente teenindada. Kogu kaup on nädalavahetusega välja ära sätitud, kõik oleme valmis töötama, IT-võrgud töötavad ja vist oli ainukesena ei saa kaardimakseid täna veel teostada. Kogu ettevõtte teeme selleks ürituseks tänaseks päevaks koju, et kolisime ekskavaatorid, kõik puiatu objektilt siia, et nad osaleks selles uhkes paraadis. Et see on väga harv juhus, kui me saame kogu ettevõtte niimoodi üheks päevaks kokku võtta, et tavaliselt seda ei ole meil võimalik. Et reeglina on kõik kuskil laiali, aga täna see võimalus oli. Et tänane üritus ei ole mingi pidulik avamisüritus, see on lihtsalt pood hakkab uues kohas tööle meil, et pidulik üritus tuleb novembris, kui meil on ettevõtte sünnipäev. Siis me avame selle maja nagu täiega. Et siis on ka meie kontor ära kolinud kõik siia ja on töötajate olmeruumid valmis, siis näeme natukene paremat välja küll kui praegu. Paljud Põlvamaa inimesed mäletavad sind mammastes väikeses soojasülmes kiirel sammul toimetamas. Kaua sa oled ettevõtja olnud? Ettevõtja, millal tuli, tähendab, Vene rublaga algasin mina ettevõtja elu, et oli Vene rubla, äkki 91 või. Et olen töötanud Vene rublade eest, mida kilekotiga mulle toodi. Soome markade eest on makstud mulle, isegi oli Saksa marku ja vist mõni Ameerika dollar ka on olnud, et minu töötasu sees. Et alustanud olen, patenditöötaja oli sel ajal, siis oli kõige odavam patent oli puulõhku ja torumees. Et siis ma võtsin selle vallast ja ettevõte ongi alanud minust, et täiesti üksinda torumees ja teenindasid Põlvat. Muide see oli kõige parem aeg, kui ma üksinda olin, siis oli kõige rohkem aega enda jaoks, praegu on kõige vähem aega enda jaoks, et praegu on kohustusi palju. Et mammastest kolisime ju Põlvasse 99. aastal Võru tänavasse, oli 99. aasta suvi, ja Võru tänavas oleme siis nüüd suvel oleks saanud 21 aastat. Et aga mastaabid on võrreldamatud, et Võru tänavas oli meil kokku, esimene korrus oli 108 ruutmeetrit, poepinda oli sellest 70 ruutmeetrit, kontoris näiteks istusime 9 ruutmeetril kolmekesi, igal ühel jäi 3 ruutmeetrit, et väga raske oli oma mõtteid seal üles leida, et töömeestel oli kappe 7, aga töömehi on 15, need me natukene rikkusime igasugust seadust tänu oma kitsikusele. Siin saavad kõik ruumid olema nii, nagu peavad, igaüks saab oma kapi ja rohkemgi veel. Mis plaanid sul selle majaga nüüd edasi on? No majaga on nüüd edasi teine korrus korda saada, mis ma arvan, et lähima 2 nädala jooksul. Ega siin välisfassaadi tahame teha, kui kuskilt jõuame äkki raha teenida, nüüd see rahad otsa aeb. Et ega siin rohkem plaan ei ole, ettevõte peab siin arenema veel, et ettevõttel on siin arenguruumi, seda me tahame natukene arendada. Et me tahame ettevõtet natukene muuta selliseks spetsiifilisemaks, mitte teha väga lihtsat tööd, et natukene keerulisemaid asju ette võtta, kus võib-olla on konkurents väiksem. Aga mis seal teisel korrusel sul plaanis? Teisel korrusel on kontor
et sinna ma saan ükskord endale privaatkabineti, kus ma saan eelarvet koostada, saab projektijuht oma kabineti, raamatupidamine, siis on meestel olmeruumid tulevad, koolitusklass tuleb, selle üle mul on väga hea meel. Me oleme teinud õuekoolitusi siiani, nii lumes kui vihmas Võru 8 õue peal on toimunud koolitused. Et mul on selle üle väga hea meel, et me saame rahva võtta ühte ruumi kokku, viia läbi nii ohutustehnika koolitusi kui ka erialaseid koolitusi, kutsuda siia lektoreid, et koolitada meie kliente, et see eesmärk on päris suur siia seatud. Et see on üks parimad asju, mis selles majas on see koolitusklass. Et teine korrus, meil jääb muistruume seal üle, et me luudame tulevikus sinna leida rentnikke. Et meil on seal mingi üle 100 ruudu on sellist renditavat pinda, et on korralikud kabinetit, et üritame nendega midagi ette võtta. Kui sinu kliendid ei ole täna kuulnud su pidulikku siia tulemist ja lähevad Võru tänava maja ukse taha, siis kuhu nad peaksid tulema, kui sa veel korra seda kordaksid, kus sa nüüd oled, kus San Bruno tegutseb? Nüüd nad peaksid tulema Energia tänav 5 Põlva. Et Võru 8 ma üritan ka veel olla, kuna tegelikult minu töölaud on seal. Et ma kindlasti olen seal kuni 16. märtsini, et üritan ma ka koha peal olla, et teha oma tööd seal laua taga. Aga eks ma olen hästi palju selles majas siin, et siin on jooksmist päris palju. Usun, et väga paljud Põlvamaa inimesed hoiavad sulle pöialt ja edu sulle. Aitäh!